Aivar Kuusma, et olen varsti juba Viljandisse, et see maailmas käinud ja näinud ja rännanud mees, et niisugune Raplast Valka bussisõit ei tohiks sinu oleks mingi mure ega hirm olla? Ei, aga ta mure hirm ei ole, aga noh, selles mõttes niisugune ebamugav just nagu, et kui sõitma hakkame, siis mängijad peaksid tegelikult lõunat sööma, et noh, pidid täna vähe varem võib-olla sööma lõunat, et mängule tulla. Hommikune visketrening, kuidas seda korraldad, seda hommikust visketreeningut? Ei, see on juba, ütleme, hommikune visketreening enne mängu on nagu juba rutiiniks muutunud, mehed teavad, mismoodi visata ja noh, nüüd ongi nüüd küsimus on selles, kas me enne seda teeme 20-minutilise videokoosoleku ja pärast viskeid nagu käime väljakul ka asjad läbi, et noh, ütleme, niisugused nüansid võivad juurde tulla veel. Kuidas nagu see sõit, nagu niisugune pikem sõit kulgeb peatreeneri jaoks, et kas mõtled nagu enne mängu mingisuguse taktika läbi, kuidas, mida, millal? Ei, ma arvan, et see sõit siin võib-olla vähem mõtteid korvpallil ja rohkem mõtteid muudel asjadel. Et kui saali jõuame, siis on aeg jälle mõtteid mõlgutada ja mänguks valmistada. Et need bussisõidud nüüd on juba jutuks olnud, et hea turvalise bussi Aivariga, et olen ka Jaagu, kes küsisin, et millised need tulevad sul nagu kas juba sellest hooajast või eelmise aja lõpust mingid ekstreemsemad situatsioonid meelde? Ei, ekstreemsemaid situatsioone mul siin meelde ei tule, et bussijuht meil on tubli ja annab parim alati, kui tagasi sõidame ja kui ekstriimist rääkida, siis nõukogude ajal, kui ma mängija olin, me tulime Leningradist koju 9 tundi, siis üks mees soovitas meil, et kui te tahate elus paar päeva võita, siis vahetage bussijuht välja. Ütleme, kui see mäng nüüd on läbi, kas sellel mängul järgneb mingi videoanalüüs mingil hetkel, kas järgmine päev, et kuidas te käitute nüüd peale seda mängu, et korraldaval klubil on kohustus see mäng üles laadida korvpalliliidu serverisse? Tavaliselt, kui me mängu vaatame, siis me vaatame enne mängu videona üle, aga kuna nüüd Valgaga on juba 3. mäng, siis ma pidasin seekord mitte vajalikuks seda mängu video pealt vaadata, vaid trennis käisime mõningad nüansid läbi ja ma arvan, enne mängu korrutame need nüansid veel üle ja loomulikult ütleme peatreenerina, kui ma näen vajadust, siis ma vaatan selle mängu ise üle ja teen omad järeldused. Et nii-öelda siis need järeldused siis jõuavad meeskonnani lihtsalt hiljem? No, kui me iga meeskonnaga mängime 4 mängu, siis loomulikult mingi hetk nad jõuavad ja kui on vaja, siis jõuavad ka järgmises trennis. Et aeg-ajalt me oleme võtnud teatud asju, mis meil on ebaõnnestunud, oleme järgmises trennis ka läbi vaadanud ja rääkinud. Oskad sa kommenteerida abitreenerite rolli, et Pauliuse ja Tommi rolli, et millised rollid nendel sinu jaoks on, et millega nad tegelevad sinu kõrval? Ma arvan, et ma olen Raplas suht nagu õnnelikus seisus selles mõttes, et ma olen väga abitreeneritega nagu rahul, et Paulius teeb mulle nagu videoanalüüsi, lõikab kokku, mida ma tahan, kuna tal on olemas programmid ja tehnika selleks. Aeg-ajalt viib ka trennieelseid soojendusi läbi, mis on väga huvitavad ja vähe teistsugused, kui ma olen nagu siin kohanud Eesti treenerite arsenalist. Toomas teeb hästi palju mängijatega hommikuti individuaalseid trille just nagu tehnilise pagasi ettevalmistamisel ja parandamisel ja ma arvan, et ta on üks suurema nagu ütleme trillipagasiga treener üldse meil Eestis. Aitäh, Aivar, ja sõidame edasi. Ootame mängu Valgas. Jah.
Meeskonna kapten Raiter Ibolana, mõnikümmend kilomeetrit Valgani. Ütle, millega tegeleb kapten mängule sõidul, nii pikal sõidul, et kas sa lased nagu mingis mõttes eelseisva mänguga peast läbi ja mõtled sellele mängule? Eks natuke ikka, aga põhirõhk läheb ikkagi puhkamisele ja leida see õige hea asend, kuidas bussis olla, et mitte esitada ennast. Jah, et see asendi leidmine on pikemate meelest veel raskem, et õnnestub teil alati nagu nii-öelda üle pingirea olla, et vähekene lõdvestuda. Ja ikka, et meil on suur buss, meil on palju ruumi, et kõikidel meestel on oma koht ja saavad nii palju raiutada kui võimalik. Milline võiks olla kapteni roll nagu näiteks hetkel, kui nüüd jõuate kohale, sisenete saali ja hakkate soojendust tegema, milline on sellel kaptenil ka mingi eriline roll selles hetkes, et meeskonna motiveerimisel või nii edasi? No eks natukene ikka, et tuleb meeskond käima tõmmata, et ei tohi jääda bussisõidust uimaseks ja ei tohi lasta sellel mängu mõjutada. Kas kuidagi sinu jaoks on erinev ka, et just see kapteni poole pealt mänguks valmistumine, et kellega mängite ja kui pikk see sõit on näiteks? Otseselt kaptenina ei ole, aga see küll, et kellega mängime, et mängijad käivad peast läbi ja nende omadused, tugevamad omadused, nõrgemad omadused, et see võib-olla on, aga no eks see on kõikidel mängijatel niimoodi. Kas peatreener nagu meeskonna kapteniga nagu mingid üksikasjalikumalt ka nagu analüüsib kas eelseisvat mängu või mängu tagantjärgi või on see terve meeskonnaga ikkagi koos? See on ikkagi meeskonnaga koos, et kõik mehed ju mängivad vastased vastu, et ei mängi ainult üks mees. Kuidas sa seda bussisõitudega rahul oled, et Aivar on teid siin juba vist mitmed aastad aga sõidutanud ja igal pool oled käinud ka Eestist väljas, et kuidas tundub sõidusujuvus? No sõidusujuvus on väga hea ja üks kindel ja tugev märksõna ka, et kiiresti jõuame kohale. Kuidas teil pikalt sõidul on, kas nagu selline huumor omavahel ikkagi nagu jätkuvalt käib ka kaasas, et ega see toonus tuleb ikkagi hoida üleval, üks võimalus on huumor? Ja loomulikult, kogu aeg käib tögamine ja nali ja... Kas on kujunenud nagu rohkem niisugused huumorivennad ka meeskonnas, kes nagu seda tuju rohkem üleval hoiavad? Janar Soo ikka. Väga hea. Aitäh! GT11 on the zone that locks up
see on viskaja. Let's play a little bit longer offenses. One offense like we are playing, üks mängime. And let's go, of course, transition when we are coming to transition. And let's go our 4 offense. Let's go, guys, come on. It's like switch. Now when we are moving to the ball, to the format, and if it's a 5-side, quickly pass to the side and let's continue our pick and roll game. In this case, we can roll because they're gonna be late. First offense, transition down. Mostly aggressive in defense, in offense. Jaak Karp, kohe on algamas teine poolaeg. Millised on meeleolud ja millised on mõtted peale esimest poolaega? No, jääb mulje nagu, et meeskond nagu tahabki ennast vägisi jätta, panna nagu raskesse olukorda selleks, et jälle täiega pingutada ja sellest välja tulla. Et juba poole mänguga on juba 2 sükest tõsist kõikumist olnud, et mõlemast on küll praegu hästi välja tuldud, aga peaks tegelikult seda agressiivsust hoidma kogu ülejäänud aja. Palliga katted kõik, mis tulevad, ei lähe duubeldama või ütleme, ei lähe palli vahetama. Switch. Now, when they are going for some takeaways at screen, if screeners make a curl that he cannot pass straight, that's a defensive player, et kaitsemängija jõuab järgi. No foul, no stupid foul. Aivar, meil ei enam kokkulepe, et sõidu ajal, et peale mängu räägime. Et kuidas sul nüüd siis närvid on? Ütle. Pingul! Ma sama väsin kui mehed. Täpselt nii. Meil on nii õudselt kaasat juba. Et saad ikka tagasi ka sõita nüüd jälle? Proovime sõita koos tagasi, olgu. Ise tundsid samamoodi. Tundsin, aga proovime koos tagasi minna siis. Olgu, aitäh sulle. Jaak Karp, oleme tagasi teel Valgast Raplasse, 3. teed on sõidetud. Mingid, kuidas mõtted on peale seda ülipingelist ja nagu väga jõulist mängu? Oled jõudnud koguda mõtteid? Ta on nagu ikka, et mida aeg edasi, siis ikkagi rahuned nagu maha, et ega oligi üks sükestest mängudest, mille puhul võidu üle ei olnud nii hea meel kui tavaliselt, et mängis ei olnud võib-olla kõige parem, aga juba läheb üle ja on selles mõttes ikkagi kõik on hästi, et võit on kirjas ja see on peamine. Ütle, kas on mingid traditsioonid või mingid tavapärased tegevused ka, mida siit peale mängu nagu tehakse, meeskond teeb, et... Midagi väga erilist ei ole, et fännid on meil järjest tublimaks läinud, võtavad alati meeskonna bussi ees
oma kisakoori saatel vastu, et see on nagu igatepidi meeldiv ja aga ei, et muidu poest läbi ja sööme oma hea toetaja mamma toite ja noh, nagu Eestis see on, et sõidud ei ole nii pikad. On silmanurgas näha siin, et meestel on ikkagi üks väike lemmiktegevus siin, et mida nad siis seal tulevalgel nagu omavahel teevad. On vist üks kindel punt jah, kes neid kaarte mängib, et see ei käi kõigi kohta, et on jälle osad, kes nagu alati kindlasti magavad, aga on vist kuidagi seal jah välja kujunenud need kaardimehed. Et polegi muud öelda. Aitäh Jaak sulle ja selle võistkonnale kogu selle pika päeva eest ja oli hea meel sinuga ja ülejäänud meeskonnaga ja peatreeneriga see koos veeta. Ja aitäh sulle ka.